Julgestuspolitsei liikluseriüksuse politseinikud andsid Harju maakonnas Kostivere lähistel kõrvalteel liikunud autole peatumismärguande 13. detsembri pärastlõunal. Vanema BMW juht ei tee aga sellest välja. Politseipatrull paneb tööle sireeni ja annab vilkuritega märku. Auto lisab kiirust. Kusjuures põgeneja on nii korralik, et näitab isegi kurvides suunatuld, mis harv toiming näiteks pealinnas liikujate puhul. Selleks ajaks on sellest juba teada antud ka teistele patrullidele. Ka need autod valmistuvad põgeneja tabamiseks. Vahepeal isegi liiklus või eest ärasõitja sõitiski Peterburi maanteele välja ja siis pööras uuesti oma kodu juurde tagasi. Auto keerabki Peterburi teelt kõrvale, taas Kostivere asula suunas. Edasi toimub tagaajamine juba väiksematel kõrvalteedel. Kilomeetrid just ei mõõtnud, aga ajaliselt ta jääb kuskile jäi 7 minuti kanti. Veel üritab juht minema saada, kuid ta suruti lausa oma kodumaja ees nurka. Siin peab nüüd eest ärasõitjaid kurvastama, et valdavalt saame eest ärasõitjad kätte. Autost saadi kätte juht, 38-aastane meesterahvas, kellel hiljem mõõdeti 1,8 promilline joove. Kahjuks ei ole seda ole esimene kord joobes rooli istuda ja viina järele sõita. Just seda viimast ta ise väitis. Kui inimene ennast purju joob, siis ta ja autoga hakkab sõitma, siis ta arvab millegipärast, et ta on hästi heade sõiduoskustega ja muidu ka. Et ma ei tea, miks just purjus inimesed seda kipuvad tegema. Ja teine kategooria eest ära sõitjad on nüüd noored juhid, kellel ei ole autojuhilubasid veel. Nemad arvavad ka, et siis saab kuidagi selliselt nüüd karistusest pääseda. Kui vaadata vaid julgestuspolitsei liikluseriüksuse statistikat, siis paraku on eest ära sõitude arv iga aastaga suurenenud. Kui 2006. aastal jäi siin alla 20 veel neid kordi, kui vormistati peatumiskorralduse mittetäitmisi, siis 2007-2008 on juba üle 20 ja nüüd viimasel aastal hakkab juba 30 vähenema see arv. Antud isik on 4 korral joobes juhtimiselt tabatud. Teda on kriminaalkorras süüdi mõistetud ning on ka praegu kriminaalhooldaja valve all.